6. käik. Ja tervist. Ütleme loomulikult 6. käik saatest, kus võtame kokku Delfi Rally Estonia esimese reedese päeva ja minu vastas lõpuks ometi Roland Poom, et seekord ei ole seda särki täis oksendatud, et räägi siis see story ära alustuseks, et alustab lõbusalt ja siis läbi päris asjade juurde. Ja ma ei tea, kas kui keegi ennem siis meie esimest saadet vaatas, siis pärast intervjuud ajal härra siis EOK värske president oli, eks. Et hommikul salvestades siis tulin uksest sisse kell 10, umbes pidime salvestama hakkama. Mul oli siis väike tütar süles ja ta ukse peal oksendas peale mulle samal ajal kui mikrofoni oli põhimõtteliselt panema hakata. Et siis ma ei jõudnud särki vahetama enam. Miks välja üle teha neid ainult? Ei, tegelikult Gunnar ütles, et vahet jälle, et tule selle särgiga. Ma hakkasingi tegelikult tulema, aga siis Gunnar vist sai aru, et ma mõtlen päriselt, et ma tulen. Siis ta ütles sisuliselt, et okei, ära siis tee. Ma teen üksi ära. Väga hea saate alguse. Igatahes, kuidas meil esimene päev läks, loomulikult Sami Pajari, R-Ralli 1 esikohal, teine Oliver Solberg, kolmas Adrien Bourmeau ja meie jaoks siis kõige tähtsam loomulikult Ralli 2 arvestus, kus Robert Virves kõva heitlusteemu sunnini peab ja tuli sealt reede järel võitjana välja. Kuna siin meie teeme seda saadet 8:30, siis ma arvan, et peamine on ikkagi see, et räägime ära kõigepealt Ralli 1 ja siis kui see on räägitud, siis lähme nende Ralli 2 juttude juurde, et Roland Poom, sa oled ekspert, Sami Pajari 7-7, kuidas see on fucking võimalik. Ma märgasin võib-olla mingi selle hetki maha, kus Sami Pajari muutus maailma parimaks rallisõitjaks või? Kas see on stardikoht, on see Hyundai kehv seis, on see tema edasiminek, mis see on? Selgita mulle ära, kuidas saab Sami Pajari 7-7, see on ju ebareaalne. See on, ma enne ka nagu Gunnari ütlesin, kui keegi oleks mulle eile öeldi, et Sami võtab kõik ära, siis pigem nagu ei oleks julgenud selle peale panustada. Ma ei oska öelda, ma enne ütlesin ka, et Pajari on nagu eelmise aasta Solberg, kes on nagu mingis uskumatul kombel mingis megajas vormis siin Eestis. Noh, ta ütles, et Eesti meeldib, Soome meeldib, aga et selle tempoga ilma vigadeta tulla, no vaatame seda aastat tagasi, siis on neid poodiumi kohtasid 5 juba, võit on puudu. Võib-olla see siis lihtsalt see ralli sobib nii hästi, et siin on nagu võimalik teistega nii palju võidelda. Muidugi, võtame selle ka arvesse, Solberg on kehvas vormis. Ilmselgelt on Solberg tänu sellele hooajale väga kehvas vormis. Bourmeau 3. kohal. Noh, parim auto ei ole täna ikkagi sellel rallil ja üldse sellel hooajal, et ilmselt Pajari võtab olukorras, kus ta on maksimumi. Ja, et selles mõttes päeva lõpuks siis vahe 15 sekundit Solbergiga, et no Solbergi, me võime siit järjest minna tegelikult mööda seda nimekirja, et tegelikult on päris põnevalt välja joonistunud küll, et Solberg 15 sekundit, aga läbi päeva on üks jutt, et ei julge või pole päris tunnet, on vist õigem sõna, et tundub, et see viimaste rallide järjest soperdamine on noorele kutile vist ajukäärude vahele tulnud. No lõpuks ometi ma ütleks selle peale, et lõpuks ometi tuli siin ajukäärude vahele midagi. Et ma arvan, et ralli võis olla, mis ralli see pakun äkki Keenias ütles, et nüüd on vaja restarti teha. Meil on möödas, Keenia oli millal, mingi 4 rallit tagasi oli, ja mingit restarti otseselt pole toimunud. Viimane Kreeka ralli sõitis ta täiesti keskpärase kiirusega ja jätkuvalt sõiduviga, katkestamine. Et ma arvaks, et Solbergil on kõik hästi tegelikult. Kui ta ütleb, et üldse ei ole mugav sõita, siis see mugavus võib-olla tekib ikkagi sealt peast. Et tal ei ole mugav selle pärast sõita, et ta kardab järjekordselt viga teha, mida ta ei saa endale lubada enam. Kas see, et Solbergi selline tempo, kas see pigem liida teaks, et ei ole enam see hullumeelne tempo, vaid selline kindla peale natuke piirist alla sõiduna teine koht, et kas sa pigem ütled, et see on õige lähenemine, kas sa arvad, see on mida siin kuulus Juha Kankunen, kes siin kohal on, kas on tema soovitus, et kas sa arvad, see on kuskilt sealt olnud? Ma arvan, Toyota need ässad on väga rahul sellega, et Oliver suudab sõita ka mitte esikoha peale, et pigem kipub olema eriti selliste rallide puhul, kas on katsevõit või on mingi eksimus katsele. Midagi vahepealset ei ole. Et ma arvan, see on täpselt see, mida tegelikult talt oodatakse, kui ei ole 100% head tunnet ja eriti kohas, kus sa tuleb, kus sisuliselt on mingi 5, 6, 7 rallit olnud probleemidega, siis nüüd on vaja see lihtsalt tuua ilma probleemideta lõpuni ja kui see on tempo, turvaline tempo, siis see on ju väga hea tempo. Bourmeau 3. 16,5 Pajarist.
kuidas me jälle oleme seal kohas, et Purmo on jälle Hyundai esisõitja, see pole sel aastal üldse esimest korda, see on kuidagi läbiv teema, et kuidas see nii läks? Ta on ainus Hyundai mees, kes ei nuta finišis ka. Aga ta on kogu aeg olnud see ainuke mees, kes ei nuta, kes tegelikult ikkagi nagu leiab positiivsust, üritab motivatsiooni üleval hoida. Teised on pigem need, kes ütlevad kogu aeg, jah, selle autoga sõita ei saa, aga me anname endast maksimumi, proovime, mida iganes. Mingi selline nüüd käib. Furmo ikkagi nagu üritab sellest kehvast olukorrast sõita. Katsetel häid tulemusi näidata. Ja ta on ainuke vend, kes sisuliselt igat rallit on, ma nüüd ei ütle, et igat rallit nüüd juhtinud mingil hetkel on, aga sisuliselt igat rallit on ta on võidelnud ralli liidri positsiooni eest. Et me võime ikkagi nüüd juba sisuliselt tõmmata kriipsuga Rally Estoniale, tegelikult ikkagi ta on katsevõitude nimel siin ju võidelnud. Eks ta on, ilmselgelt tegelikult ta on ju kiiruselt, ta ongi, ma arvan, võrdväärne Neville'iga. Neville'i probleem on ilmselt see, et nii kui ta tunneb ikkagi kerget ebamugavust, ta laseb tempos grammi alla, ta on maailmameistriks tulnud, ta teab, kuidas maailmameistriks tuli, kuidas ta tuli maailmameistriks, sisuliselt ootas, kuni teistel probleemid tuled või lonkas lõpuni neid rallisid kindlaid punkte tuua. Täna on ta olukorras, ma arvan muidugi, kus enam ei ole mõtet nagu lihtsalt nagu lõpuni sõita, et pigem nagu võiks proovida ka vahepeal. Kas ta proovib, ega me lõpuks vastust ei tea, et koht ei ole ju kehv, esimese päeva lõpuks 4. ei ole kõige halvem tulemus. Neville'i puhul jah, 24 sekki siis liidrist, et mis ta on 7 sekundit poodiumist ära. Neville on, see oli huvitav see lause, et testide põhjal tundus seis ülihea ja nüüd põhimõtteliselt hakkad võidu sõitma. Masin ala juhitab kõik kehvast, et me selgitab, nüüd on läheb eksperdi vaadet vaja, kuidas saab olla niimoodi, et sa teed ju õigetel leedel testi, teed siin samas Eestis tõenäoliselt on ju. Kuidas saab olla niimoodi, et seal tundub auto hea ja nüüd lähed paar päeva hiljem sõitma ja mitte miski ei toimi. Ülikeeruline küsimus, ma ei tea, kus see võimalik on, et ma saaks sellest aru. Roland, sa ekspert selgitama. Ma saaks aru, kui see olukord on justkui nagu Evansil oli, kes Evans testis täiesti märgades tingimustes. Ja kui sellises olukorras siis seaded oleks täiesti mööda, arusaadav. Millest tekib siis arusaam või et testis on justkui auto paigas, rallil see ei tööta. See tekib sellest, et testil ei ole kellegagi võrdlusmomenti. Ja kui sa testis tunned, et okei, see auto sõidab, tuled rallile, vaatad, et saad ikkagi nagu kalendriga sisuliselt kaotad konkurentidele. Küll sa siis leiad selle põhjuse ka öelda, et okei, see auto, see seade ei toimi. Ja ei toimigi. Aga Neville'i pool see ei toimi päriselt, see ei ole ainult jutt. Kui sa vaatad ta sisevideoid, siis on ka neljanda käigu kurvid, kus ta käsi on käsipiduri peal valmis tõmbama kogu aeg. Ja see on nagu päris paha olukord tegelikult sellise kiire ralli puhul. Et ma arvan, et nagu vähemalt kolmandik sellised kolmanda käigu kurve, kus ta toetas käsipiduri kogu aeg, et autot keerama saada. Ma ütleks, et uskumatult nii väike kaotus on. Kas sa arvad, ta saab korda või? Täna oli see miinus, eks ole, käisin ka raudhoolduses, ma võin isegi sulle küsimuse teha. Et ma mõtlesin, ma ette sõitjatega küsisin kõikidelt kaardiludjatele, kuidas nad kaardiludjad said, üliägedad storid olid paljudel. Miks sa ei mõelnud kaardiludjad? Enamik story oli see, et mitmel mehel oli see, et ta sõitsid rallit ja siis raha ei olnud, et rallit sõita ja siis kaardiludja, see ei vaja raha. Mul tuli kohe üks mees meelde, kes oli samamoodi, et raha ei olnud vaata. Tuli 2 küsimust. Miks ma kaardilugejaks siis anda? Esimene küsimus oli. Miks sa ei tahtnud minna kaardilugejaks päriselt nagu täiskohal? Kas see ei tõmba või ei tule välja? Ei, ma olen ju tegelikult lugenud. Aga jah, mõtled täiskohal. Kui ühelegi eestlasele lugenud, ma olen lugenud inglastele ja türklastele. Ma ei tea, me ei tunne kuidagi liiga mugavalt, et seda teha nagu täiskohaga, et pigem need olid sellised mentor/kaardilugeja projektid, et täiskohaga kaardilugeja ametit pidada pole päris mulle, et ma pigem leian mingi muu ameti endale. Õige, okei. Ogier, lähme sinna, valitseb maailmameister 5, 33,3 sekundit Sami Pajarist, kas sina Ogier päeva arvestades stardi kohta ütled positiivne või negatiivne, et kuidas sa võtad selle, kus tundub, et ta võib enam-vähem rahul olla või pigem oleksid rohkem välja pingutada? Ma ootasin veits rohkem, ütlen ausalt. Ma arvan, et ma ootasin, et see kaotus võiks olla seal 20 pluss miinus natukene tuuri.
päeva lõpuks. Et see 33 on natuke palju. Aga ma sellegi poolest usun, et ta suudab, ta on võimeline sellegi poolest ennast sinna poodiumi konkurentsi siin homse päevaga tagasi sööma. Nüüd küsimus tekib sellest, et kui hea ettevalmistus video siis põhjal analüüs tal on, kui palju ta selle peale nagu aega on kulutanud, sest teised mehed on sõitnud homme hommikused kiiruskatsed, ma arvan, kust tekib see suurem vahe sisse. Kui ta suudaks homme hommikul Musta ja teine on siis, mis katse kohe otsa sealt? Peipsere. Kui ta need suudaks, no mis on tegelikult Ogieri selline leivanumber võiks olla, need rasked katsed, hommikul kohe ärgates, ta sõidab vahe sisse, aga need on tõepoolest väga keerulised katsed ja teised on kõik sõitnud neid. Välja arvatud Ogier, et kui ta tegelikult homse hommikuga annab aja ära, siis ma arvan, et pigem on nagu kõik sellest poodiumi võitlusest temal. Kui ta suudab hommikul võidelda, siis on ta sees. Tänase päevaga ma arvan, et nagu liiga rahulis olla. No ja põhimees loomulikult alati, kelle me pöialt olime vana Roland Pomissioma, Martin Sesks lõpped siis 44,7 sekundit. Kärbitsad selle 20 maha, oleks Neville'i taga napilt. Et tegelikult kiirust nad on, soperdas, mõnes mõttes ikkagi soperdas oma ralli ja hommikul ikka täitsa ise ära, et jääd niigi läks vist. Selles mõttes ikka nagu täiega soperdas ära, et no piinlik lugu natuke ausalt öeldes, et eriti olukorras, kus sul shakedown on hommikul ja sa tead tund aega hiljem sisuliselt sa pead tulema nagu ralli starti ja siis nagu sellised asjad ei ole nagu lubatud, et võtad grammi alla ja hakka nagu lolli panema. Aga see selleks, vähemalt tempo on hea ja mulle ääretult meeldis kiiruskatse number 6, Kanepi 2, mille järgi ta tõusis 4 kohta. Normaalne. Ja tal oli vaja stardipositsiooni homseks. 5. kiiruskatse järgselt oli ta 10, ehk ta oleks pidanud homme esimesena startima. Noh, täna ta stardib, või homme hommikul ta stardib siis 1, 2, 3, 4, 5. Et väga suur vahe. Tegi ülihea päeva, suurepärane päev tegelikult, et 3 top 3 aega äkki või, mida ta jagas enamasti siis Fourmeau ja lõpuks siis mingi katse oli, kus jagati 3. kohta vist 3 mehe vahel. Ja võtame Esa-Pekka Lappi ka, et ma hommikul lähesin juttu, et mis ta siis tulevik on, ei tea mitte midagi. Nahutas, tema on näide rääkida, ta on selline laadna jutuga, vaata, nahutas seal rallisarja korraldajad, nahutas kõike, et kõik on halvasti. Selgitas, et miks ta siis ei viitsi rallit sõita, et pärast et tahab perega olla, et 200 päeva on ikka palju ära olla. Mis ta päeva ruttu võttis, et peame datat vaatama, et aru saada, miks masin ei toimi. Mis on päris ootamatu, arvestades kui kogenud vend on, et nagu ei olnudki nagu otsest aru saama, mis on valesti. No tema puhul on üli huvitav see, et ma ei tea, mis kiiruskatses olla või ilmselt oligi kas siis 4. või 5. katse lõpus ta ütles, et ta justkui nagu sõidab üli hästi. 100% commitment, kõik tuleb, annab parima endast. Et siit nagu justkui ei oskakski paremini teha midagi. Aga aega lihtsalt ei ole. Et ta ei tea, mida teha, ei oska nagu midagi muuta. Aga ma arvan, et päris hea õppetund nagu, mida seal enam Hyundai'l õppida. See õppetunnid on nagu ammu käes, et nüüd on pool hooaega sisuliselt veel ees, et selle 3. auto, ma arvan, piloodi võiks üle vaadata, kes seal istuma hakkab. Et pole lappi seal kordagi esineda suutnud hea tulemusega, pole seda suutnud Sordo teha ja okei, Pädo siiski ühe poodiumi koha tõi, aga kuidas see toodi, et me kõik teame. Elfin Evans on rahe siis iirlase vahel 9, et Evansil ei olnud õnne, et vihma ei tulnud, eks ole, et lõppkokkuvõttes sealt ees tulla, seda vist paremini vist äkki ei saakski. Ega liiga palju ei saa, eelmine aasta ta oli 8. Et ma arvan, et eks see koht seal suuresti nagu maksimum on see 7., 8., 9. koha ümber tiirutamine olenevalt, mida siis konkurendid teevad. No jah, ütleme nii, et Fordi oleks võinud kinni püüda, oleks tehtavalt. Aga ma arvan, et nagu sarja mõttes võib-olla teeb asja põnevaks. See, et homme saab tal ikkagi parajalt keeruline see sõit seal olema, et õnneks ei pea esimesena startima, midagi positiivset ikka. Saab siis tema startida ju
lausa kolmandana või? Lausa kolmandana, jah. Võta iirlaste päev mulle tuttu, et selles mõttes, et ma üsna palju tiirutasin ringi, ega ma neid, mis McCurlan ja Armstrong rääkisid, ega ma ei tead, et selline heas halvas mõttes anonüümne klassikaline nende ralli, eks ole, et Sesk on kohal, Seskile nad jäävad alla ja põhimõtteliselt, eks ole, sõidavad omavahel natuke mõnes mõttes võidu, aga ega siin ei ole mitte midagi. Jah, ütleme selles mõttes, et aegasi vaadates, siis on nagu lahe vaadata, et nad ei ole nagu kaugel, vaata, muidu on see, et splitis näed, et pluss 30 sekki juba kuskil Fordid tulevad. Nad on Eesapekka lappi tapas olnud. Just, et tegelikult nad on kuskil olemas, aga nad on täpselt selle selline, kuidas öelda, 0,1 sekundit kilomeetri peale võib-olla võiks sealt juurde saada, leida kuskilt, et siis nad oleksid juba konkurentsivõimelised mõne mehega veel. Ma arvan, et selles keeruline on nagu kuidagi liiga palju kiita, et Josh McCurlanit pigem võiks kiita päeva lõpuks ikkagi probleemideta. Auto lõpus on ju lappiga sisuliselt ühte auku sõitnud, Evans ja lappiga. Armstrong esimesel katsel, sõiduviga, ref katki, sisuliselt ralli läinud, et see oli nagu sellist, see oli nagu nii rumal viga lihtsalt, et sisuliselt hüpati nagu teelt välja. Aga ma ütleks, et McCurlan okei päev, midagi erilist, aga vähemalt auto probleemide lõpus. Jah, konkurendid, lähimad konkurendid ka, liiga kaugel ei ole. Ja siis loomulikult Takamoto Tatsuta, siis what can we do? Ref sirge peal lõhtes what we can do, et see oli ohtlik ja peakords avarii teinud ja kõik on halvasti ja kõik on kehvasti, et seda ta ütles siis meil 6. ratse finišis vist oli ja siis linnaratsele ei läinud, et ju siis midagi, võib-olla juhtus midagi veel. Aga ma ütlen, Ratsutast ma ei teagi, kas on nagu pigem on ikka kahju. Ei kahju ikka, aga pigem on nagu see, et kui see oleks nagu Hankooki probleem, ma arvan, et me kuuleme sellest, mis Hankook seda, kuidas ta kommenteerib, kui Hankookil mingi info selle kohta olemas on. Aga ma arvan, et see ref niisama lihtsalt sirge peal ei purunenud ikkagi, et ta oli kuskilt mingisuguse vigastuse enne juba varem külge saanud. Kas siis oli kuskilt lõiganud üle kivi, mida iganes, mida võib-olla takaiga ei tundnud füüsiliselt, et ta päriselt kuskilt sõitis üle ja sai vigastuse. Tavaliselt niisama lihtsalt need refid sirge peal ikkagi ei lõhke. Et mida võib juhtuda, on selle protektori viskab maha, aga lihtsalt paugust lõhkeks, väga mitte. Võtame siis meie peamine asi, ma kohe nimme võtsin ühe starteri juurde loomulikult, selle teeme lahti, sest olgem ainult see starteri omanikud on ikka Virvest ikka vedanud. Et see siin need inimesed, kes starteri sellepärast peab jooma, et nemad on aidanud Virvest. Virves võib-olla ei ole üldse rallimaailmas, võib-olla selline, et jumal tänatud, et on need inimesed olemas. Aga kogu see päeval toimunu, see eestlaste, soomlaste heitlus, ma ei tea üldse, mille Johanssonid ja need türklased tulid, jaapanlased, võiks kohe tulemata, et see kaks riiki oskavad ainult sõita nendel kiiretel teedel, see Eesti-Soome heitlus jõhkralt äge, jõhker, seal ükskõik Vaher, Enot, Jürgenson, käime need kõik nimed läbi, aga see, mis siin toimub, on ikka pöörane. Aga alustame Virvesest, et päeva lõpus liider, et see, et ta tuli siia, eks ole, sellele esikoha järgi tegelikult olema ausalt, kuigi ta ütles, et MM-sarja seis on selline, et ta ei lähe hullu panema. Ja Suninen ka 2,5 sekundit, Roope Dorfmanini ka 5. Pole üldse paha, et Virves on kõva, et ma ei teagi, talle alustas päeva kehvalt, eks ole, aga kohe see switchi suutiski ära teha ja hakkas vajutama. Ja esimene katse oli päris ootamatult tagasihoidlik. Aga ma arvan, et see on mõistlik, sest minu meelest see näitab Virvese sellist küpsust, et ei minda rumalaid otsuseid tegemast. Me oleme näinud küll ka Virvest esimestel katsetel vigasi tegemas. Ülimõistlik otsus sõita nii, nagu tunne on, seejärel kontrollida, mis kiirus on, mis tempo võrreldes konkurentidega on, sai aru, et selgelt on ikkagi nagu kehv, midagi tuleb muuta, natuke sätis autot, tempo kohe teine. Ja ülejäänud katsed, ma arvaks ka, et see on nagu väga kontrollitud olukord, et ma arvan, et Virves on suuteline nagu ka selgelt kiiremini sõitma, aga mis toobki kaasa juba riskid, eelkõige ma ei räägi siin nagu väljasõiduriskidest, aga eelkõige refi purunemisriskid, et see tähendaks seda, et kuskilt tuleb hakata ratast rohkem sisse panema, lõikamised, mis toovad võimaluse kaasa refi lõhkuda.
päris viisakas tulemuspäeva lõpuks, et 2 soomlast selja taga, suurepärane päev minu meelest, 2,5 sekki sunnine nii ees. Ma arvan, Eestis on juba, ütleme, ralli on veel ees, aga see on selline, aga vähemalt on mingi vahe juba vahel. Need vahed on üldse päris pöörased, seal on esimesed 6 on vist 10 sekundis, see on pöörane. Üks mees, kes tegelikult kaotas esimesel katsel 9 sekundit, alustas, me peame ikka vaherist ikka selles mõttes rääkima, et ta alustas rallit nii, noor kutt. No alustas rallit sõiduapsuga, kohe nagu selle pealt sõiduaps, eks ole, pidi pöörama enda tolmu sisse jäi 9 sekundit läinud. Ja nagu see võiks ju ikkagi mõne mehe, tegelikult võiks ju natuke värelema lüüa, võtan tagasi. Mis see vend hakkas tegema, hakkas tippaegu paugutama. Selles mõttes, et võtad selle esimese katse 9 sekundit maha, võiksin, sisuliselt on peale seda sõitnud sama kiiresti nagu Virves. Mis on nagu, ma ütlen, et see vaher on küll selline, et ütleme, et mul on tunne, et vaherist nagu vaikselt hakkavad juba kõik rääkima, et sellist paududa tulekut pole tegelikult ralli 2 sammu, et mingi nii noor kutt tuleb ja kohe on hea. Seda ei ole olnud, ega mis meenub, meenubki Kalle Roompere, ma arvan. Ja ma arvan, et ka Oliver Solberg ei saanud niimoodi asjadega hakkama. Aga praegu on nagu väga varased öelda, ta on Eestis, ta on oma koduteedel. Et siin me ei saa võrrelda teda hetkel sellega, et mida ta mujal maailmas suudaks, et natuke läheb aega. Ma arvan, et Soomest ta on juba käinud, Soome ei ole ka ta jaoks probleem, ma arvan. Aga ma loodan või arvan vähemalt, et ta saab see aasta mõne võimaluse veel kuskil MM-il. Et eks me näeme, kuidas Jasparil läheb mujal maailmas, aga hetkel on küll ikka vaade väga positiivne. Ma ütlen, see Toyota, et ta suutis käpa peale panna, on loll sõna muidugi. Aga see näitab jälle see Toyota tugevust tegelikult. Sul on see mõttes, M-spordil pole, eks ole, sõited, eks ole, meil Hyundai'l pole kedagi võtta, eks ole, et kasvata ise noori peale ja ikka fucking Toyota jälle. Kõik head vennad on Toyotas. Huvitav olukord ongi see, et kas siis justkui nagu meil teistel ei olegi raha ega võimalusi seda teha. Meil on pigem ongi need WRC2 meeskonnad, kellel see võimalus oleks, ongi Škoda, Lancia ja mis meil veel, ega suuresti nagu selliseid suuri Rally 2 tiime nagu ei olegi liiga palju. M-sport, ma arvan, et Jürgenson on nende programmi jaoks juba maksimum, et ega nad sinna kedagi juurde leiaks. Ühesõnaga, kui keegi oleks tahtnud, küll oleks olnud võimalik kutsuda noori mehi testima, vaatama, kui hästi ta sõidab. Et neid on aastate jooksul neid teste tehtud küll, aga millegipärast hetkel on see pigem selline asi, mida ei tehta liiga palju. Et tegelikult ju ka Hyundai kunagi tegi. Karl Kruda võttis osa ja tol aastal, kui Karl Kruda osa võttis, siis Jari Huttunen võttis Hyundai programmi. Täpselt sarnane programm oli Hyundai'l. Me edasi, et ole juba Lindholm ja Ikkila. Tuttavad nimed Enok, eestlastes 3, Rally 2 kokku 7. Ma arvan, et see kiirus on isegi oodatust parem, ma eeldan, või? Ma arvan, et see on suht oodatud kiirus. Minust Enokiga kui siia räägitud, ma loodan, ma nüüd ei eksi, et Enok ta natuke rõhutas seda lõpuni tulemise vajadust või olukordust, et ta ei ole siia, ei lähe seda hullu panema, vaid temal on ka ikkagi saada neid kilomeetrid alla, et see on ja auhinna raha. No said ainult rahast räägida, jumal küll, Roland Poom, räägime nüüd spordist, ainult raha. Õudne mees lihtsalt. Me ei saa Enoki puhul rääkida spordist, kui ta ei suuda seda raha ära koju tuua. Et tema puhul see raha lihtsalt on oluline, et Virvese, Vaheri ja Jürgensoni kohta ma ei oska öelda. Aga Virvese ja Vaheri puhul see raha ei ole nagu väga oluline. Nad on ikkagi nagu tehase meeskonna sõit, et Jürgensoni puhul pole aru saanud. Terve hooaeg on sisult siiamaani kaasa tehtud, aga jutt käib, et kas teine pool tuleb või ei tule, ei tea. Aga Enok on väga tugev ja olukorras, kus tuleb ikkagi autot hoida ja auto koju tuua 13,3 Virvesele maas. Okei, 7 on, aga ma arvan, et tal on homme ruumi küll. Sõitma hakata tagasi, et ma arvan, et see tänane päev Enoki puhul oli ka selline veits nagu tuttumine, arusaamine, mis tempoga siin need MM-sarjas konkurendid sõidavad, mida tegema peaks. Ma arvan, et hommikul kohalikud poisid oskavad üllatada küll teisi. Siis tuleb kuulus Tuuda Kaupinen Suomesta ja 9.
Roomet Jürgensen. Ma arvan, see Jürgenseni puhul me oleme vist seda väljendit, kui me proovime saadet teinud umbes 1 000 000 korda, mina seda toonud, et kahju, et ei ole teist Fordi. Me ei tea, mis selle Roometi tempo on, et kas 25 sekundit kaotust liidrile, palju on sellest Roometist kinni ja palju on sellest autos kinni. Et nii kaua, kuni ei ole, oleks Mille Johansson, kes on tema taga Fordiga, siis oleks ju selline hea võrdlusaste. Kui seda võrdlusastet ei ole, siis on täiesti võimatu ju siin üldse seisukohta võtta tegelikult. Ma ei tea, kas nad M-spordis ise ka teavad, mis seisus, kus nad on. Ma arvan, et nad on ikkagi tõenäoliselt rentinud seda Škodat ja Toyotat ja pannud samal raja peale need autod sõitma, et aru saada ühe sõitja poolt, kui suur vahe tekib. Päriselt? Ma arvan küll. Ma arvan, et see oleks ülimõistlik asi, mida teha. Okay. Et ma arvan, minu meelest on ka Eestis üks meeskond, kes kui hakati Rally 2 autosi rannima, siis osteti konkurentide toode ka ja sisult võeti lahti, et vaadata, kuidas konkurentide auto ehitatud on. Ma arvan, et Jürgensoni poolt okei päev, täpselt. Ega me peame rääkima sellest, et me ei tea, kas see on tema sõidus kinni või autos. Pigem ma arvan, et selline kombinatsioon. Aga kuidagi nagu ei tahaks öelda, et Roomet kehva päeva tegi. Aga lihtsalt Rally Estonia puhul see 25,7 sekundit on nagu ikkagi juba kaugele jäädud. Et liiga palju ruumi siin tõusmiseks ei ole, et Kaupineniga 10,9 vahe, pigem tuleb vaadata, et Mille Johansson tagant nagu ei hakkaks kimbutama. Aga jaa, see ei tähenda, et kuidagi kehv päev oleks olnud, et ma arvan, et vaatame selle ralli lõpuni, kuidas tuleb. Jah. Me ei tea, kui hea see auto on lihtsalt. Nõrden 11 üsna anonüümne päev, seal vist ei ole midagi eriti rääkida, et ei midagi halben. Kui ma tahan rääkida sellest isand Martin Volverist, et ma küsis, mul meeldib 2 nimega, et kumba eelistab, siis ta ütles, et pigem on Martin, et kasutab ja siis Martin Volverit. Ta päev alustas nagu megapauguga, et ta on selline must hobune, kõik me teame, et ta justkui on kiire. See, mis ta siin päeva esimeses pooles tegi, oli tegelikult päris pöörane. Näitas ulmen kiirust, äkki oli 6, 5, 6 midagi sinna. Päeva teine pool on natuke ära andnud, aga tegelikult on ju ikkagi see alguses näidatud kiirust. Tema oli eriti, ma Volverit ma tahaks, et ta jõuaks tippu sellepärast, et ta on eestlane, kes räägib nagu pikalt. Reaalselt see oli niimoodi, et ma küsisin küsimuse. Ta ei pea küsima, näita talle mikrofoni, ta hakkab rääkima. Ja super, saad aru, iga ajakirjanik unistusvend lihtsalt, et inimene räägib asjalikult ise, vaat ei pea selle midagi välja mõtlema. Super, et pane edasi, jätka samamoodi, et ma arvan kõigi spordiajakirjad lemmikvarsti. Aga ma ei tea, kas sa selle päeva kokku võtad, et päeva mina ütleks, et võib-olla oli üllatav see päeva esimene pool. Võib-olla olid tuttavad katsed ka kuidagi rohkem, et ma ei oska öelda, mida ta nagu enda jaoks tuttavaks peab või võib-olla sobisid need päeva esimese poole katsete olud just nagu rohkem, et võib-olla teine ring siis oli justkui rööpas rohkem tema jaoks ja see MM-ralli rööbas võib-olla on ikkagi grammi võrra teine, kui millega tema harjunud on, et mingi hetk see hoog tõepoolest veidi rauges. Ega ma arvan, et Volveri puhul me ei oodanudki nagu sellist, ma ei tea, et ta nüüd tuleb mingi top 5 sõitma. Et ma arvan, et Volveri puhul see, kui ta suudab olla seal top 10 piirimail, on nagu ülikõva tulemus. Ja hetkel ta ju tegelikult seal on, et palju ta siis top 10-st maas on 7 sekundit suurusjärk on ja 7-8 sekki. Täiesti okei, täiesti tehtav. Et selles valguses ma arvan jumala tubli päev. Urmo Aava, kas sa ootasid enamat? Et Urmo Aava, ütleme siin noorte kuttide tempos ei ole püsinud, mis on loogiline, sest ta pole 10 aastat sõitnud võidu. Kas sina arvasid, et ta on natukene rohkem kuskil konkurentsis või sa täitsa läks oodatult? Ei, pigem ikka oodatud. Siin me näeme ise, kui terav see tipp on. Et kui vahepeal oli 10 meest 10 sekundi sees, siis millest me räägime, et Urmo Aava peaks tulema sinna sisse sõitma, siis oleks nagu midagi oleks päris valesti. Aga just esimeses saates rääkisime sellest, et kui Urmo suudab stabiilselt oma kaotuse kilomeetri alla sekundi tuua, on väga hästi. Et see päeva esimene pool oli selline vist 1,2, 1,3 suurusjärku. Et nüüd teine päeva ring, ma kähku ütlen kohe. Esimene oli 1,27 sekundit kaotust kilomeetri kohta. Teisel katsel oli juba 0,87 ehk nagu väga hästi.
ja 6., 7. ma vaatagi, 6. 1,06, noh, ongi seal ühe juures tiksub, on ju. Ma arvan, kui ta selle tempoga tuleb, kus ta sekund kilomeetrile kaotab katsevõitjale, on nagu ideaalne. Ja Egon Taurist on lihtsalt kahju, et kutt. Mis juhtus? Avarii, aga täpsemalt ei tea. Ei tea vist, ma ei ole otseselt jõudnud uurida, et kahju, vaata, tegelikult see vendal ta silm särab, et vaata, noh, sellepärast ma räägisin, et need Eesti kutid tulevad äge, no silmad säravad tuleb ja siis sai läbi kiirelt see päev, et kahju. Aga no ma ütlen, et see rallikats jõhtralt äge, et seal sa ise ei ole kunstnikult, ma ei tee seda ägedaks, vaid ongi äge. Ongi, jaa. Et seal on need noorte kuttide suur hulk, et see teeb selle nagu tegelikult jõhtralt. Ainus asi, mida tahaks, oleks see, et näeks neid laivis. Tahaks laivis näha neid seda võitlust, mitte lihtsalt hiljem tulevusi vaadata. Ja nüüd tekibki see küsimus, et okei, et kui meil on järgmine aasta nagu selline sats koos, sisuliselt WRC2 mehed, osad neist sõidavadki juba nii-öelda upgrade itud pillidega, osad mitte, aga sisuliselt ma arvan, kõik on võimelised sõitma kõrgetel, noh, mitte nüüd kõik, aga kõik kiired poisid on võimelised sõitma kõrgetele kohtadele. Noh, tahaks seda telepilti ka näha, et mis sellega siis, mis lahendust tuleb. Väga keeruline. Jaa. Ei, no muud ei olegi. Palju, kas jõudsin mõne katseärdega? Ei, ma pole jõudnud katseäärde mitte kunagi Rally Estonial vist. Ühe korrale. Kunnari luba minna, Kunnari luba minna, mis... Ma ei jõua ja siit minna, noh. Hommikul aega küll ei ole. Jah. Ei, no selle, ma ei ole vist, jah. Kas sulle telepilt meeldib, siis me hakkime. IT-ri. Jumal küll, kuidas saab olla, et kõige kehvem telepilt on Eestis. Ma ei saa aru sellest. Ma loodan, et öeldakse, et mingi venelased on segajad peale pandud, et ei ole selles, et Eestis on nii kehvad IT-lahendused, et ei saa teha. Ei tea, huvitav on see, et ikkagi ju neid levimaste neid tuuakse juurde. Et ei tea. Me ei tea, milles asi on. Aga muidu on tore, mina mõõdukalt trippisin ringi, tegelikult see on näha, tegelikult kõige ägedam on see, et näha, kuidas kohalikult või tuleb ikka, see tuleb sinu sinna põõsasse urineerima. Inimene saad aru, tema jaoks on see suur sündmus, kõik pildistad, vaatad, näed kohe, et suur asi, et kahjuks inimesed väga kardavad kaamerat viimasel ajal, kõik põnenevad. Sõitjad või? Ei, mitte sõitjad, vaid kohalikud inimesed võiks muljetada, siis kõik on, mul on kodune kleit, ma ei saa. Niimoodi? Jah. Mul oli kohe hädatan. Oota, aga sa katsele jõudsid või? Ei. Sa käisid külade vahel? Ma käisin enne esimest katset, siis käisin seal rehvialas ja siis nüüd käisin siin, tegin... Räägi siis oma kõige eredam, mis sul eredam moment, mis siis täna oli? Ei olnud, kogu päev oli üks ilus suur ere moment, mõistad sa? Ei, mulle vaadake videosid ja siis te näete, et seal ja lugeda ludusid, mis on maksumüürid, aga mõistad sa? Sa ei saa näha. Igatahes super päev, Eladu starter, Eladu Irves ja Eladu Pajar, et me seekord Kaspar Ruus, meie kuulus kõige suur lemmik spordiajakirjanik tegi vist ka Pajariga juttu, et selle me paneme siia lõppu. Ütle siis homseks, mis on siin ootused? Ootused on see, et Gunnar lubad sind ühele. Ma ei jõua ilmselt. Ei jõua. Tead, asi on ka selles, et võib-olla see enda motivatsioon pole piisav sinna katseäärde jõuda, et ma olen oma elus neid ralliautosid näinud küll, et ei juhtu midagi, kui ma neid ei näe praegult. Aga mis ootused on? Vaatame suurest klassist, ma viskan korra tulemused ette. Et pigem tead, tahaks näha ikkagi, et Hyundai'd püsiksid vähemalt seal, kus nad on. Eelkõige, et me näeksime ikkagi sellist meeskondade vahelist võitlust poodiumi kohtade nimel. Vahed on kuidagi suured. Me vaatame Rally 2 on mingi ala 10 sekundis 6 meest, siis nagu kuidagi Rally 1 on need vahed, ma saan aru stardikohad ja muud jutud, et kuidagi jube suureks kärisesid. No, aga mine tea, võib-olla Oliver Solberg ikkagi ühel hetkel ta minust mingi katse lõpus ütles, et praegu vahepeal midagi muuta liiga palju saa, aga äkki õhtuses servises ja siis vaatame homme, mis saama hakkab. Võib-olla saadakse auto heaks, Pajar eest hakatakse katsevõite võtma. Mine tea, võib-olla suudab ikkagi hakata vaikselt tagasi tulema. 14,7 sekundit Eestis on ikkagi juba päris suur vahe, et seda nagu puhtalt tagasi sõita on raske. Aga mida veel? Okei, Ogier võiks sekkuda ka veel poodiumi mängu, oleks lahe. Ja tagant, ma ei tea, äkki lätlane võiks ka mõne katsevõidu võtta, et vähemalt ühegi. Pajari võiks kõik katsed võtta, seda on minu selline soov. Kurat, läheb üksluiseks. Ei, miks, see on nii juhe. Läheb. Kui Pajari võidab Ralli Eesti ära, kas sa oled valmis ütlema, et on tiitli heitluses?
Või on veel vara? Kas on aeg minna selleks vanad seadus haibiks? Ma arvan, et on vitsu vara. Ma ei usu Bajari tiitleitudesse täna veel. Nojah, kurb, et sa ei suuda seda suurt entusiasmi siin, sest kunst entusiasmi ei suuda siin üles näidata. Mis asi, kunsti või? Kunst entusiasmi. Okay. Ma olen päeval ära minna, ma olen mitu päeva näel ära. Ma vabandan juba kuuletes. Ja see rallikart, see on pöörane, et kahju, et see telepilti need mehed ei juu. Ja ralli 2 puhul lihtsalt WRC 2 puhul ühesõnaga Virves jätkab seal, kus ta on. Jaspar võiks sinna selja taha täpselt ennast sättida ja siis juba vaatab, kas Enok suudab ka sinna ülespoole ennast kergitada või mis seis on. Et 2 meest võiksid ikkagi poodiumi peal olla eestlast. Jah, mis homne ajakava siis on? Homme vist alustasime umbes 9:30. Kui ma peas ka õigesti mäletan. 9:56. Kas sulle see, et esimese päeva keskel on raudhooldus, kas see on hea mõte? Ma lihtsalt hakkas mõtlema, et tegelikult võibolla päris paljudele masinatele võibolla ära kulundasid Tartust läbikäimine. Natukene oled saanud võibolla natukene tööd selle kallal teha, et oled seda hala vähem. Et lihtsalt, et avapäeval ei oleks minu idee. Ja ma saan aru, et see tegelikult on lihtsalt ajagraafika nii tihe, et seda oli jube liiga keeruline korraldada tähendab, sest täna on ju reegel see, et 12 tundi peab olema pausi. Lõpust on ju. Omal ajal mehed, vaata need ikka palju paremini. Et selles mõttes, et siin läheb see ajaliselt nii kitsaks, et tõenäoliselt lihtsalt seda servist võib-olla ei oleks ära mahutanud sinna, et lähebki see mingi tunniga võib-olla lõhki ära. Ja homme siis 9 kiiruskatset. Tuleb tihke päev taas, aga homme tulevad raadilt läbi. Alustatakse see Peipsi ääre Mustvee ja siis päeva teises pooles Kambja ja Otepää. Mis nendest kõige ägedam ratse on. Kui sina peaksid tegema, ütleme vaatajale, kes homseks paneb siin kavatuttu, nagu näiteks Ats Kulteb, me on rallil mingi vaadata kõik, et mis sa soovitaksid, millist kiiruskatset talle? Ma arvan, et Otepää. Kõige selline, ühesõnaga seal lahe, seal vaatamiskohti kindlasti, ma arvan sõitjale Otepää katse, ma arvan sõitjale kõige sellisem kuidagi loogilisem, tehtavam, et seal ei ole nagu võib-olla selliseid küsija kohti liiga palju. Aga ma arvan, et jälle võtame need hommikused, Peipsi ääre ja Mustvee, no need on ikka sõitjale äärmiselt keerulised katsed ja ma arvan, et aga pealtvaatajatele ma ei oska öelda, kas seal liiga palju kohti on, kus vaadata. Kindlasti leiab, aga kas see on juba iga pealtvaataja oma asi, kas minna sinna, et hommikul parmi söötma või mitte. Ja homme siis on, mina siin häda pärast, et sulle seepärast Gunnar läks, sai suure ülesande, sai minna siis punkte andma driftivõistlusele, et homme tead sa, mis kelle homme esimene saade on? Ma ei tea. Väga info. No las selle lõikame välja. Tegelikult me tõenäoliselt teeme ikkagi selle sama kava 15:30. Ja lõpetuseks, miks me rääkisime nii vähe Sami Bajarist? Sellepärast, Sami kuldne päev. Sami Bajar oleks mingi bängerit tüüdnime ikka endal. Võtaks pealkirja midagi. Anna mulle hea pealkiri Bajariga. Ei anna. Ja see lõpetuseks, nüüd ma võin siis sinna kaamera saadata, eks ole, lõpetuseks siis panem teile video, mida rääkis Sami Bajari, kuidas ta võttis selle päeva kokku. Kahjuks seal ei ole, ma eeldan subtiitreid, et Adra inglise keeles, et saate vast aru küll. Ja loomulikult tervitan Kaspar Ruusi, kes selle video tegi, eladu. Sami Bajari, it's the end of Friday. You're the leader. You have won all 7 stages so far. How does it feel? Obviously it feels really nice. I was maybe not expecting this exactly, but at the same time I knew that we can be quick, and I was trying to find this, well, let's say good flow, like a proper kind of a push from the beginning. So all day it just felt really nice, really enjoyable. And at the same time I still feel it's like under control, so we didn't have any like a crazy moments. And so yeah, super nice, nice feeling. Obviously the result is nice, but the feeling behind it it's really great. What has like clicked today? Like as you mentioned, no problems, no moments. It's everything seems at least so far under control. Like what has helped, to achieve that? I don't know exactly what is the thing, because it's not the first time I'm trying to be really on
on the limit, and normally when you try to be on the limit, then you have someone like Ogier just next to you, and they are normally also really on it, and many others, just to mention someone, but so I don't know, somehow it's just clicking, and I don't know why really, but I don't mind. Tomorrow, obviously, really long day, 150 kilometers of stages. I guess the main goal is like to keep the rhythm and see how it goes. Or yeah, exactly. It's in a way only the Friday done now, so it's a really long way to go. So anyway, we need to keep pushing and try to keep the same flow. Of course, we try to do the best we can once again to get the best result possible, but it's still very long way to go. Kuues käik.